Joo, mul on kohver ja see on Ballsy Sneaker Beat. Pulli tegime sõpradega sul. Eks ta nagu väga paljudel tänapäeval on alanud niimoodi Villem, Trillem, Nublu. Ei võta üks viskad Eestit kõigil nagu on see pulli tegemine kõigepealt. Ei on nagu plaanis teha mingit bändi, mis võtab Eesti üle ja on ühe generatsiooni hääl. Arusaam üleüldse asjadest on ka, et sa oled nii hea, kui su viimane töö on. Et sa kuulad enda asju, tahad nendest paremaks kirjutada ennast, siis sa kuulad kellegi teise mussi, mis nagu veel paneb sul mingisuguse leveli, millest sa peaks nagu üle hüppama või vähemalt sama tegema. Ja teiste edu nägemine ka, see on ikka siuke ajab vihaseks. Ma ei ole nagu siuke, selle venna läheb hästi, et nagu good for you, selle venna läheb hästi, nagu türa sul läheb hästi. Me peame tegema nii, et meil läheks nagu rohkem. Et see viha nagu veab edasi hästi palju vähemalt minu puhul. Need eesmärgid tulevad niimoodi asjade tegemise käigus. Kui me kunagi hakkasime tegema, siis me mõtlesime, et nagu ülikõva oleks, kui keegi üleüldse kuulaks seda. Siis see oli nagu esimene eesmärk. Siis kui me saime aru, et inimesed ikka tahavad kuulata, siis järgmine eesmärk oli, et saada aasta plaadi nominatsioon, mille me ka saime. Ja siis sealt nagu kogu aeg järjest ehitad. Et kohe alguses nagu hakkad unistama hästi suurelt, et ma tahan saada mingi miljonäriks ja kuradi suurtele lavadele. Siis võtta nagu paar sammu tagasi ja hakka nagu mõtlema asjade peale, mis on reaalsed ja mine siis sealt edasi. Väga vähesed on lihtsalt juhtunud, et põmm, sa oledki kohe suurem. Ma nagu ei usu seda värki, et unista suurelt. Ära unista nagu mõistlikult. Ma loodan, et jalgpalli asjad lähevad ka nagu nii palju müüki, kui on mingid kossu mõjutustega värki. Et ma arvan, et ketse tuleb järjest rohkem nagu putsade mõjutustega ja vutisärgid. Täna juba on läinud, vaata Pariis teeb mingi Jordaniga mingid asju. Aga ma arvan, et see läheb nagu suuremaks. Et sul ongi mingisugused Unitedid, Dortmundid, Bayernid, kõikide asjad lähevad nagu laiemaks. Jalka merch hakkab olema uus New York Yankees. Ühest küljest on see edu, et kui palju sul on kontserte, kui palju need kontserdid välja müüvad, kui palju sul on mingisugused top 10 hitte, kui palju sul on esikohti ja kõik see on ju. Teisest küljest on see emotsionaalne pool, et kui palju siit sa suudad siin inspireerida, kui palju sust räägitakse veel mingite aastate pärast, kui palju sa suudad oma jälgijata mingile perioodile. 90-ndaid ilma musta kuuta sa ei saa rääkida. Ma loodaks, et võib-olla siin 2030 vennad mõtlevad 2015 aasta kuni 2020, et see ei vaja mind. Sa ei saa rääkida sellest perioodist ilma rämmari või ilma 5 minutite. Et see oleks võib-olla nagu see kõige suurem tunnustus või edu või edukuse mingisugune manifest.